Taimede paljunemine ja paljundamine. Iselevi. Seemned paiskuvad laiali viljasisese rõhku või kudede kuivamisel tekkinud mehaanilise pinge vallundamisel. Sel viisil levivad taimeseemned ilman väliste tegurite abita ja seetõttu ei jõua levised emataimest kaugele. Näiteks taliküüslauk või talinelg. Tuulelevi. Seemned levivad tihti tuulega. Ehituse järgi saab neid jaotada tolmlevisteks, uudelevisteks, tiiblevisteks, pöislevisteks ja veerlevisteks. Tuulega levivad seemned on tihti väiksed ja kerged. 99% seemnetest levib maksimaalselt 15 meetrit kaugusele ja avamaal 500 meetri raadiosse emataimes. Ja hea näide sellest on näiteks võilill või vaher. Vesilevi. Levistel on spetsiaalsed õhuruumid või kestad, mis tagavad ujuvuse. Jõed ja järved on seemnete levimise koridoor, kus hästi ujuvate seemnetega taimed võivad levida pikkade vahemaade taga, näiteks kollane vesikupp. Loomlevi. Seemned takerduvad, kleebuvad või jäävad muu moel kinni looma karvadesse või linnu sulgedesse vastavate struktuuride, ogade või kleepuva eritise abil. Söödud vili võib seemne läbi looma või linnu seede kulgla ilma, et kaotaks oma idanemisvõimet. Näiteks tihti marjade puhul. Lindude või näriliste poolt varutud seemnetest jääb osa söömata. Levimiskaugused sõltuvad väga oluliste levitajate suurusest ja käitumisest. Näiteks harilik marjalepp jääb väga hästi kinni lammaste villasse. Sipelgalevi. Sipelgalevi on vastastikku kasuliku suhe sipelga ja taime vahel, kus sipelgas aitab kaasa taime levimisele ja saab selle eest toiduga premeeritud. Sipelgat huvitab toitev õlirikas mass seemne küljes, mida nimetatakse elaisoomiks. Sipelgas viib seemne oma pessa, kus pärast elaisoomi söömist jääb järele idanemiskõlblikku seemne. Seemne on sipelgapesas kaitstud näriliste eest ja ootab võimalust idanemiseks. Ja harilik kopsurohi ning harilik vereurmarohi ovat kahed sellised taimed. Klonaalne levimine. Vegetatiivne levimine toimub kas risoomide, juurevõsude, võsundite, mugulate, sibulate või muude taimeosade abil, mis emataimest eraldutana on võimelised kasvama iseseisva organismina. Ja hea näide sellest on näiteks kartul, sibul, tiker, aga ka roomakapsas. Vili kaitseb küpsevad seemned ja aitab kaasa nende levikule. Veesisalduse alusel jaetakse viljad kahte rühma, lihakviljad ja kuivviljad. Lihakviljad on õunvili, luuvili ja mari. Kuivviljade hulka kuuluvad kukkur, kaun, kõder, kupar, pähkel, tõrõ ja seemnis. Vegetatiivne paljundamine. Jagamine. Näiteks talijorjenid, daaliad, käoking ja mädarõigas. Neid paljuntakse kõige paremini jagamise kaudu. Pistoksad võib võtta ilupöösastelt või marjapöösadelt. Näiteks tikridelt ja sõsterdelt võib ka võtta pistoksad. Haljaspistikut võib võtta ilupöösadest, püsililledelt, näiteks floksidelt ja krüsanteemilt. Pookimine, see on viljapuude ja ilupuusortide puhul paljundamise viis.
siis on silmastamine, näiteks roosid.